tundub, et Marie vist meile kohale ei jõua, aga ma võib-olla natukene räägin sellest ekspeditsioonist, kus ta osales edukalt ja Rene näitab neid pilte, mis õnnestub avada. Siin on, kuidagi on natuke keerukas see süsteem, aga nagunii ma ei tea, mis seal piltidel on, nii et Rene näitab paralleelselt pilte. Marie on väga ambitsioonikas piiga ja ta on võtnud plaaniks tõusta kõigi 8000-liste tippudesse. Aega ei ole ta määranud, võimalusel, kui mingi võimalus on, nii ta üritab jälle kohe minna. Eks tal on aga tagasilööke olnud, nii et selle aasta kevadel üritas ta tõusta Annapurnale, mis on tehniliselt üks keerukamaid 8000-lisi, üks ohtlikumaid, kuna seal on laviinide oht, varingute oht on väga kõrge ja seal ta jõudis, minu teada vist oli teise laagrisse, mis ta kirjeldas ka värvikalt, Eestis Meelis oli Kuris oli temaga kaasas, aga Meelis vist natuke lõpetas varem ära, et Marie isegi üritas seal vist kuni 3. laagrisse minna, aga peale seda, kui ta ühe lõhe ületamisel kukkus lõhesse, aga tal oli mingi köis oli tal taga, aga ta ütles, et tal lõhe ületamises kulus 3 tundi ja siis oli selge, et ega ta kuskile ei jõua ja jäi see kevadine tõus pooleli, kusjuures ta veel kurtis, et sinna minnakse läbi Katmandu ja Katmandu, kes on käinud seal, tõstke käsi, kes on käinud Katmandus? Ikka paljud. See õhk on seal niivõrd saastunud, ütles, et tema tervis ei pea seda õhku vastu, kui ta peab olema 2 päeva Katmandus, siis ta saab tingimata mingisugused juba kopsuhaiguse või sellise, et ta peab sealt hästi kiirelt põgenema, nii et eks ta läbi raskuste üritas seal kevadel, aga ei jõudnud. Aga siis suvel võttis ta plaani Kasselbrum esimese, mis on siis kõrguselt, hea küsimus, ma pean natuke, kas oli 8 tipp umbes, 8 on, ta on madalam, ta on 10 või 11 tipp äkki, seal kandis, aga ta on Karakorumis, kus on siis 4 8000-list, kõrgem on K2. Nendest 4 Marie on käinud Brupikil, mis on kõrguselt 12. ja on käinud Kasselbrum 2, mis on kõrguselt, vist on siis 13 äkki või. Nii et ta võt ei õnnestu. Ma tahaks panna, aga ja. Kuulge, mul on päev otsa sellega juba tegelikult. Väga proff selles, aga ja siis ta võttis plaani ja ta on 2 korda üritanud tõusu K2-le ja jõudnud vähemalt ühel korral tublisti üle 8000 meetri, aga ta jäi üksi üritajaks ja oli sunnitud sealt tagasi tulema. Siis see aasta võttis ta plaani Kasselbrum esimese, kus eestlased ei ole ennem tõsiselt tippu üritanud. Siin Josu ja see punt vist korra üritas, aga läksid Kasselbrum 2 peale üle. Jah, et kuna teisi punte seal ei olnud ja siis oleks pidanud kogu raja ise tegema ja üldiselt see on selline nurgatagune piirkond, kus käiakse suhteliselt harva, üritajaid on vähe, Kasselbrum 2 on palju kergem tõusta. Ja see aasta, kui ta nüüd uuesti sinna samasse Kasselbrum 1 ja 2 on sama baaslaagriga, ütles, et oluliselt kehvemaks olid muutunud kõik need lume- ja jääolud, nii et liustik oli madalamal, seal 5100 vist on see baaslaager, oli ikkagi üpris tüma ja kui sa ikkagi hilja jäid välja minema, siis olid nende ojade ja sulalumega ja püsti hädas seal. Et see oli meeletu vaev, et ennast ronida üldse läbi esimesse laagrisse. Ta 2 korda tegi, tal oli, tema kaaslane on vist, ongi vist sellest Pakistanist, kellega ta koos nüüd liigub. Ja nad 8 ainult olidki, aga kuna oli selge, et nad ei suuda ainult 2, neil oli ka seal köisi kaasas ja kõike värki, aga seda marsruuti läbi teha, siis oli seal üks, vist oli Prantsuse punt või kes seal oli, giididega ja kandjatega.
ja siis nad tahtsid nendega opereeruda, tingimuseks seati see, et aitate meie pundil tõusta. Nii et sisuliselt siis Pakistani mees ja Marie mängisid kandjaid. Ja ühesõnaga tassisid selle Prantsuse grupi jaoks varustust üles. Nii et tegid kandjatööd ja lisaks siis veel enda varustus. Ja Marie ütleski, et oli ikka täitsa krogi ja läbi, kui ta juba esimese tõusuga ta vist jõudis teise laagrisse, aklimati jaoks, ja siis oli sunnitud alla tulema, et seal baaslaagris puhata ja siis teise tõusuga läksid nad siis tippu välja. Ja ilmastikuolud olid sel aastal meeletult kehvad seal piirkonnas üldse, 4-8 tuhandelist seal on. Ja vahepeal isegi Marie saatis mulle sõnumeid ja küsis, et kuule, uuri, mis on see Mountain või mis see portaal see on, et uuri, et mis silm on, et saada mulle infot, et kuidas üldse, kas on võimalik normaalselt sealt tõusta. Ja kuna ilmaolud olid niivõrd kehvad, siis juhtus nii, et teistele 3-8 tuhandelisele ei jõudnud mitte keegi seal hooaja jooksul. Ja ainukene, kuhu jõuti, oli Kasselbrum 1 ja kokku jõudsid üles 15 inimest, sealhulgas siis Maria ja tema kaaslane. Ja ma ei mäleta, kas oli mingi 5 Prantsuse klienti ja ülejäänud olid kandjad või midagi taolist. Nii et ühesõnaga oli ainult üks selline ilus tipupäev, tal on tipult ka väga häid pilte tehtud, et oli ilmaaken, kus nad said selle ära teha, nii et kogu piirkonna kohta, kus tegelikult on ikkagi keskeltläbi võib-olla 100 tiputõusjat, siis käid ainult ühel mäel ja ühel päeval. Ja siis ta uuris veel, et kas tasub minna K2-le, sest tal oli võimalus sealt koha pealt tankida ka siis K2 luba. See on nüüd ilmselt tipupilt juba. Ja siis ma lugesin ja uurisin ja saatsin talle vastuse, et allpool olid isegi seal Skardu juures või kus olid sillad ära viidud. Need tohutult kuuma laine käis üle, liustikud sulasid väga intensiivselt, veetase oli väga kõrge, et altpoolt ei pääsenud ka keegi ligi sinna piirkonda üldse. Nii et siis ma ütlesin, et tavai või ära jama, et kui sa selle tipu tegid ära, ole rahul, tule eluga tagasi. Sest eelmine, kui ta sealt K2 ürituselt tagasi tuli, toodi hobusega alla, et ega tal tookord kergelt ei läinud, aga ma soovitasin, et ole rahul. Ta on esimene eestlane, kes on käinud 4-8 tuhandelisel. Seda ilma kandjate abita, ilma hapniku abita. Jah, nii et Kuidas sa loed seda käimist? Kas see tähendab, et sa lähed üles ilma kandjateta ja tuled alla ilma kandjateta? No ikka. Ja siis alla tuleb ilma helikopterita? Jah, võt hea küsimus, et üles lähed omal jalal helikopter, võt hea küsimus, kus see piir läheb, eks. Ega see piiri tõmbamine, mida keegi, ma olen kuulnud niimoodi, et öeldakse, et mis neil viga, et neil on kogu aeg hapnikuballoon nii-öelda seljas, keeratud 5 peale, mis on maksimaalne see kogus 5 liitrit minutis. Sisuliselt ta toob siin mitu kilomeetrit allapoole ja nagu muu seas. Sõrmed kõik on soojad, muud kui lähed, eks. Aga võt näed, meil ei jätkunud, me pidime 3 peal hoidma. Et me olime ikka hoopis kõvemad tegijad, kes seda 3 liitrit hingasid, eks. Kus see piir läheb, aga Marie ikkagi võtab puhtalt, et kui ilma hapnikuta, ilma lisahapnikuta, siis ilma. Siis see ongi see näitaja. Nii et muidugi neid ilmakäijaid on väga vähe ja tavaliselt ka Everestil ikkagi aasta jooksul õnnestub võib-olla 1, 2, võib-olla 3 käiku või inimesed jõuavad üles, aga muidugi on ka eks neid hukkunuid on päris palju, või mis palju, aga ütleme risk hukkuda või võimalus hukkuda on ilma hapnikuta muidugi oluliselt suurem. Ja milles on teema? Teema on see, et hapnik paneb su vere tegelikult käima, juua saad seal võrdlemisi vähe.
no ja vaata, kui sa ise oled, sul ei ole kandjat, sul ei ole giidi, kedagi, kes sulle sööki teeks, sa pead ise telki tassima, ülesse panema, ise omale sööki, jooki valmistama. Sa ei suuda seda lund nii palju sulatada seal, primused ja põletid, need seal ei tööta naljalt. Ja kui sa saad vähe juua, siis su veri on tegelikult viskoosne. Ja mis organism teeb, kui on külmad olud, ta lülitab sellised perifeersed kohad välja, just sõrmed, varbad, ja ta varustab siseorganeid, aju siis selle sooja ja hapnikurikka verega, aga mis hapnikurikast enam on, kui sa sealt iga hingetõmbega saad ju seal kõrgusel juba 3 korda vähem kui merepinnal. Et need ütleme kõrguse tõustes progresseeruvalt ühesõnaga lähevad olukorrad kehvemaks inimese jaoks. Aga vaatamata sellele on neid, kes suudavad siis käia ilma nii ka Everestil, K2-l ja nii edasi. Nii et aga kuna mulle on ka see sportlik pool alati meeldinud ja mina nagu hindan seda poolt, ülejäänud poolt võib vaadata natuke nagu sa ostad tuusiku, sul on hapnik ees kogu aeg, sa ei lähe mitte 8000 peale, sa lähed 6000 peale, piltlikult öeldes. Ja nii ongi see vahe tegelikult. Et aga kuidas Mariel see õnnestub, tal, kas ta oli eelmine aasta või eelmine kevad oli, ta tahtis minna Shishapangmale. Ei, mitte Shishapangma, see oli see Nanga Parbat, mis on siis Himaalaja kõige läänepoolsem tipp. Ja ta oli, ma arvan, päris heas vormis, ta oli ise ka päris optimistlik, aga lihtsalt aklimati tõusult laskudes ta murdis, kas oli vist vasakhüppeliiges. Nii et millele pandi ta pardad sisse ja nendega ta tegelikult käib siiamaani. Nii et võeti välja või? Okei. Okei, sest kui mina olen temaga kohtunud, siis algul ta ikka liipas niimoodi, et 2 karguga, kui tal see jalg oli ja siis hiljem ta käis ikkagi 1 karguga, aga hoidis ikkagi seda jalga väga, aga ta juba vist samal sügisel, eelmise aasta sügisel läks ta uuesti Mäkke, tahtis tõusta Tiritsmirile või sinna piirkonda seal. Ta Naushagi peal ta käis, see on siis Hindukushi kõrguse teine tipp, Tiritsmir on kõrgeim ja tema kaaslased vist käisid ära. Ja tal on nüüd plaan muidugi sinna uuesti tagasi minna. Ta käis grupiga, juhtis gruppi Skardus, kas oli vist see suvi nüüd või millal see oli, kus siis nad üritasid tõusta 6000 tipule, aga vist jäi mingi 150 meetrit ei puudu, kuna mingi tsüklon tuli peale ja see kõik tal ebaõnnestus. Aga ütleme niimoodi, et ta on ilma rahata, piltlikult öeldes, tal ei ole ka head sponsorid, ta kurdab, et ta on mingeid kokkuleppeid teinud ja aga ütleme, kui asi jälle ei õnnestu, siis on natuke keerulisem. Vaata, siit on nüüd ilusti näha. K2 on kõige tagumine. Siin on K2, siin on Broad Peak ja see peaks olema siis Kasseprum 2. Või ühesõnaga siin Kasseprumme on kokku, ma ei tea, kas 5 tükki või. Nad on kõik sellised natuke üle ja natukene alla 8000. Aga see on nüüd pilt siis Kasseprum 1 tipust, mis on kõige kõrgem 8068 on selle kõrgus. Nii et aga eks tema suur unistus on see K2 see kõige tagumine seal, kuhu ta 2 korda on üritanud. Äkki on juba 3. Ühesõnaga, tal käib see nii kärmelt, et idee tekib ja jälle läheb. Raha tal eriti ei ole, aga ta kulutab ka vähe. See viimane K2 üritus läks tal maksma $2000 ilmselt. Nad ilmselt arvavad dollaris seal, et kui ta 1 tipu teeb ära, siis peale Broad Peaki ta vist läks, et siis väga odavalt need kohalikud mehed suudavad välja ajada. Pakistani mees aitab seal ajada, eks, et väga odavalt saavad tuusiku ja kui võrrelda nüüd Everesti maksumust, naljalt alla 50 000 kommertsina ei lähe, eks. Ja K2-le minna 2000-ga, eks see on ka kõva argument. Kas tal on mingi kindel ettevõte, kellega käib?
tal oli, aga sellest ta vist loobus, aga nüüd tal sügisel vist tekkis keegi uus. Ta isegi ei öelnud, ütles, et enne kui kindel ei ole, ta ei taha öelda. Et ma ei tea, võib-olla Kristjan-Erik teab natuke täpsemalt. Sest mina suhtlesin viimati temaga rohkem kui 6 aega tagasi. Raivo, ta enne käis, ma käisin tega mõned aastad tagasi Pakistanis koos. Ja, sa olid Kasebrun 2 peal. Ja, just. Ja see sama firma tollega ta mõned aastad käis veel. Aga siis, kui tal oli minu mõelest see jalaluumuru teema, ülmeliigemuru teema, et kuna ta ei suutnud teda baaslaagrist alla organiseerida vist mitu päeva, et siis peale seda ta loobus. Okay. Keegi ikka aitab need köied ja asjad sinna ülesse vä? Ta selline välja, et ta tassis, see aasta tassis seda ise. Et Kaseprum esimesele jõuda, need prantslased või nende giidid seadsid tingimuseks, kui nad tahavad nende toel ja nende köisi kasutades üles saada, sest 8 siis ei tassi neid vajalikke köisi sinna, siis teed tööd, panustad tööga. Jaapani kuluaari pilt oli ka vahe, et sinna ikkagi need giidid panid need köied üles. Ilmselt, no nemad praktiliselt tassisid lihtsalt varustus neile ette või kaasa. Alt baaslaagrist võeti kaasa, nad aitasid neid üles tassida. Nemad ei kinnitanud, seda nad ei teinud. Sest Maria ütleski, et ta ei olnud füüsiliselt võimeline, ta ei suuda neile isegi tempos järgi jõuda, eks. Aga ma sain aru, et tema kaaslane aitas. Et niimoodi ta oli, jah. Aga see piirkond on muidugi ilus. No me käisime, nüüd juba ka, palju see on, 2001 me käisime Broadpeaki peal ja päris tippu ei jõudnud, Tarmo Rigaga koos me jõudsime eeltippu, sealt hakkasime veel ka peatippu minema, aga jäime ka tsükloni kätte ja nähtavus kadus, tulime tagasi. Nii et see kõrguste vahe, kas meil ei puudu mingi 17 meetrit, aga harjamööda oleks pidanud minema üks 400 meetrit veel, aga see oleks vähemalt tundi aega liikumist seal. See on ilma hapnikuta, ta on meeletu, valu on organismis. Kui sa oled juba, seal eeltipus oligi, hakkasime peatipu poole minema, laskud mõne sammu sealt alla, 10 meetrit alla mööda harja minna ja kui sa hakkad järgmise põndaku peale tõusma, ta niimoodi üles-alla see hari käib, siis on nii meeletu lihasvalu tuleb sul sisse, kätt tõstad, sul hakkab kätt kõik krampi tõstma, jalad, kõik on nagu piimapet täis, et nii kui sa korrakski nagu sügavalt ei hinga ja ennast toonuses ei hoia, ta võtab sind, kohe su võimekus ei ole kiiresti maha. Nii et see on karm. Mina ei ole kunagi hapnikuga käinud, nii et ma olen 8200 peal käinud, ilma hapnikuta ei olnud kerge, aga oli võimalik. Ja sama tempoga võib-olla läheks kõrgemale ka, aga kui sa pead vahepeal ööbima, siis sealt üle 8000 ööbides ja sealt ennast käima saada, see on ikka väga karm. Et jah, kui ma hakkan mõtlema, ilmselt kõrgemal kui 8200 ei ole Eestis käinud ükski mägironija ilma hapnikuta. Ei ole. Ta K2 peal, see on väga segane, kui kõrgele ta jõudis, aga ta kuskil seal üle 8000 jõudis, aga kui kõrgel, ma jälgisin ka tema, tal on need punktid või kuidas need nimetada, see GPS tracker näitab, aga see tracker on ka niimoodi, et ta hüppab seal vahest üle 8200 või kõrgemale, eks, aga siis hüppab tagasi. See, kui ta hüppab, teeb pikki hüppeid, siis ta näitab, et ta on ikkagi väga ebatäpne. Et eriti seda kõrgust võtab ta väga, väga raskelt saab fikseerida. Aga eks siin on näha see allpool see liustik olukord, et sellisest kohast nüüd läbi minna, kus ta läbi variseb ja nii edasi, seal mingit rada seal ei ole. Keegi mingid tähisid ei pane, et sinna on 12 kilti või niimoodi. Sa ise vaatad, kus sa lähed, eks. Ja 2 pundiga pannakse, köit ei panda kuskil, tähendab siis pigem liigutakse seongus või laskutakse kuskil mingid lõigud köiega, aga niimoodi, et sa kogu trassi paned köit, seda ei ole. Kusjuures, kui me Broadpeakile läksime, siis koos Tarmoga meil oli kaasas, kas meil oli 100 meetrit köit või me panime ka ise köit. See on ikka pool päeva tööd, et 100 meetrit köit panna selline kaljude ja liustiku serva niimoodi,
ja noh, ütleme, need kinnitusvahendid, sa ei ole ka kunagi kindel, et noh, kui sul ei ole selliseid suuri, kas jääpuure või noh, pannakse noh, mingid ankrud, sellised pikad vaiad, noh, puuritakse jäässe auk, pikemad vaiad sisse ja kui sul selliseid kindlaid vahendeid ei ole, siis noh, sa ei ole ise ka kindel, mis sa sinna panid. Ütleme, et täna on kindel, aga noh, seal päike ja kõik need varingud käivad üle, mis ta järgmine päev on, keegi ei tea enam, eks. Ja noh, Maria kirjeldust, noh, ta vist näitas ka selle kokkutulekul, kui ta seda K2 üritas, kus see Abruzzi ribil või seal see üks lõik 6-7 peal, seal on üks selline kuluaar kitsas, ta luges seal kokku 27 köit, mis olid aegade jooksul pandud, milline neist see kõige uuem ja toimivam on, no keegi ei tea. Et noh, see vaatad ja katsetad, et millist sa neist usaldad, eks. Ja noh, liidu ajal, kui käidi seesama noh, kommunismi ja noh, seal ka eriti Võidu peal ja kus on ka köied väljas, siis kui noh, leiti kuskilt lume alt mingi köis või noh, mingi vana köis, noh, alati sul on kohe küsimus, et kas sa kasutad teda või mitte, eks. Et kas sa usaldad teda või mitte, siis üleval tihtipeale nad on 6-millimeetrised, noh, lihtsalt jämedamad ei jaksata sinna tassida. Et kas sa julged tema peale toetuda või midagi või ei julge, no vot siin on näha nüüd, kuidas midagi ületatakse, jah. No vot, selliseid asju ma ei ole näinud, aga ma ei oska kommenteerida. Et aga siis nõukaajal öeldi, et need kõiged on Strinatsotova kooda ehk tsaarieelsest ajast või tsaari ajast. Et peale seda nõukaajast on nagu väga viletsad, eks, aga enne seda olid noh, nagu korralikud asjad, eks. Et Strinatsotova kooda, vot tema ronib wifi-dega nüüd seal on või ei, no ilmselt mitte, jah. Et aga noh, ütleme kõik, kui sa juba all liustiku peal marsruuti läbid niimoodi, noh, ütleme, sul on vaja horisontaalis minna 10 kilti, no ütleme, need kõrgust võtab mingi paarsada meetrit, aga kui seal pidevalt sellised turnimised on, siis kujutad ette, et noh, kui närvesööv ja pingutav see on. Ja see on põhjus, miks ka noh, väga paljud ei jõua lihtsalt. Ma ei tea, ega ma rohkem, noh, see on nüüd Maria juttude põhjal ja mis ma olen jälginud ja kuulanud ja Kristjan Eerik võib-olla oskab täiendada. Ma olen alati järgitanud, et Maria, et pane kirja, mis sa oled teinud, muidu 2-3 aasta pärast keegi ei mäleta, mis mäe peal see oli, kuidas oli, aga noh, päris hirmutav on lugeda jah, või kuulata tema juttu, kui ta, noh, ütlen, üksi on, noh, nagu seal kevadel selle Annapurna peal kukub lõhesse. Kui see hakkas sirem ei saanud siis välja või noh, mis seal jama oli, no köis oli minu käes, ma ise olin lõhes. Ja noh, siis ta kuidagi võimleb ja pusib seal ja noh, koos seljakotiga veel sinna sisse kukkunud, eks. No võib-olla 5 meetrit on sügav, aga sul on vaja, noh, kirga oli ka käes, noh, sul on vaja välja ronida. Sealt, sul ei ole ühtegi abilist, kes kinnitaks selle kõige kuskil üleval. Tal endal puurid ja värgid kõik olid olemas, eks. Kuidas ta sealt välja tuli, ta ütles, et ta noh, üritas jalgal trampida seda, kus ta varises. Ja siis ma ei tea, kas jääpuuriga, noh, et saab kõik panna natuke kõrgemale jälle tõsta ja nii edasi. No, ühesõnaga, et 3 tundi ühe sellise 1,5 meetri laiune lõhe, millest ta ei jõudnud lihtsalt üle hüpata, eks, füüsiliselt. Et, ja seal oli, mingi lõhe oli veel selline, et ta läks, enne oli köis pandud, ta läks libiseva karabiiniga ja kukkus sisse. Tähendab selles mõttes, et ta oli ilusti kõige peal kinni, aga ka sealt välja tulek võttis talle röögatuma aja. Noh, sul on kogu see träni seljas ja noh, sa pead, noh, kätes nii palju jõudu ei ole, et sa lihtsalt mööda köiti ju välja pinnad ennast. Noh, ta on nagu nii, noh, kuidagi niimoodi ära vajunud ja nii et noh, ma ei tea, inspiratsiooni saate nendest piltidest võib-olla. Nii et järgmised käigud võtate samamoodi ette. Aga noh, ütleme see tema, no imponeeriv on just see tema, nagu see puhta alpinismi idee ja ma mäletan, ta oli väga kriitiline selle Norra naisronija suhtes, kes tegi nüüd selle kiirusrekordi, see 92 päeva. Jah, et tol hetkel oli ju seal K2 selle marsruudi peal, selles nõelas ilmas oli ju üks, noh, see kandja, üks noor kandja, kes oli, noh, nõrkend seal ja noh, traumeeritud vist ei olnud, aga nõrkend, aga tema punt, nad astusid üle ja ka alla tulles tulid üle. Mis asja?
jaa, ta Jah. suri seal ära, Jah. sellest oli väga suur skandaal, et Jah. keegi sai selle asja video peale. jah, kuidas see rekordi püstita, kui ta hakkaks seda inimest päästma, siis nad ei oleks saanud seda rekordit kätte, nii et nad jätsid ta sinna, astusid üle ja said oma rekordi kätte. jah. jah, nii et noh, ei, mäed on ilusad, ainult noh, seal liikumine on tülikas. Kui oleks propeller, vajutad nupu pealt ja siis kannab siin nagu seda karsonit, siis oleks päris kena. Aga noh, selles mõttes vaata need tüübid, kes hüppavad paraplaanidega alla, näiteks tipust, need on väga ägedad tüübid, eks. Ainuke asi, et sa pead nad üles tassima. Nüüd on ka tüübid, eriti üks Pargiel, mis see poolakas või, kes on laskunud ju praktiliselt, no enamus 8000-liste tippudest suuskadel alla. Ja siis ma isegi vaatasin, kuidas ta K2 pealt tuli alla. Kuhu noh, üldjuhul nagu inimesed üldse üles ei jõuagi, eks. Aga tema tuli sealt ka suuskadega alla. Et... Aga... ei, ma vaatan, kõik muidugi ootavad, et ma midagi ütleks. Ma ei oska midagi öelda.